Tere! Ma kutsun sind endaga kaasa metsajalutuskäigule piibelehtede, lõhna ja linnulaulu sisse. Ja samal ajal räägin sul sellest, miks meie konstellatsioonid vahel ei toimi. Miks nad ei avalda sellist mõju, nagu me tahame. Ma sain kirja, ma sain sõnumi ühelt kangelannalt, kellega me oleme mõned tööd teinud tema taotluse osas, just nimelt, mis oli seotud paarisuhtega. Ja ta kirjutab, et tööd on andnud lühiajalise tulemuse, võib-olla on olukord nüüd lõpuks vaatad veel hullemaks läinud, aga ma ei saa kindla peale väita seda, et konstellatsioon kui töö iseendaga mitte kellelegi mõju ei avalda. Jah, võib-olla me ei saa seda taotlust, mida me soovisime, aga me saame selgemaks olukorra iseendast ja see on juba võit. Aga põhjused, miks ei avalda konstellatsioon mõju just soovitud tulemusele, siis neid põhjuseid leidsin ma 6, ma kirjutasin neist ka oma Facebooki lehel ja praegu siin pisikesel jalutuskäigul ma võtan siis selle teksti ette, et mitte midagi ära unustada. Lisan siia võib-olla veel mõned täpsustused, mida selles kirjatükis ei olnud ja lähme siis jalutama ja kuulame, mis on konstellatsioonides sellist, miks nad ei või alati siis oma täiel määral oma potentsiaali avada. Tegelikult küsimus on alati meis iseendas. Nii et toredat kuulamist sulle ja vaata, kas midagi niisugust sind ka kõnetab sellest ja on sul sellised kogemusi, sa võid anda siia märku, kui paljud konstellatsioonid sinul mööda külgi justkui maha oleks jooksnud. Nii et lähme kõndima. Küsimus siis, miks konstellatsioonid ei tööta? Ja see teema oli siis mu kangelannalt seotud pigem paarisuhte teemaga ja ma ei hakka tema kirja või sõnumit siin ette lugema, aga vastus tema küsimusele, kui ma mõtlesin ja tahtsin talle võimalikult põhjalikult vastata, miks siis konstellatsioonid oma mõju ei avalda, tuli selline. Ja saad äkki ka enda puhul mingisugused tähelepanekud kõrva taha jätta, et võib-olla järgmine kord konstellatsiooni tulles või endaga teraapiat tehes, siis pöörata nendele rohkem tähelepanu selleks, et sinu mõju tehtud tööst oleks ka tugevam või avalduks kiiremini. Teema on iseenesest loomulikult oluline ja ma olen väga tänulik, et see teema üles tuli, et mu kangelanna selle püstitas. Ja ma alustan siis tegelikult tema enda kirjas sisaldus juba ka ühest küljest vastust. Ta küsis, et millega on üldsegi see seotud, mis üldse kõige selle taga on ja mis tekitab sisemise ja välise muutuse. Ja see on võtmelause. See on tema võtme niisugune tees lausa, ehk siis väliseid muutusi tekitavad ainult meie enda sisemised muutused. See, mis toimub meie ümber, on meie sisemaailmas toimuva põhjus, tagajärg ja peegeldus. Konstellatsioon on töö meie alateadvuse programmide ja uskumustega, mis aitavad muuta meie sisemist pilti ja ettekujutust iseendast. Konstellatsioon loob seisundi, me töötame alati konstellatsioonis seisunditega ja nende seisundite omandamise järel on võimalik muuta oma elu senist ja harjumuspärast trajektoori, kui sa juba tead, millisesse seisundisse sa tahad selle töö tulemusena jõuda. Ei konstellatsioon ega konstellöör ise ei tee asja sinu eest ära, vaid selle konstellatsiooni kui teraapia ja konstellööri kui selle protsessi läbiviija ja juhendaja ülesanne on avada väravad nendele võimalustele, näidates, milles peitub kliendi peamine takistus tema taotluse teostumisel ja kus pole sub lahendus. Ja põhjused siis, miks konstellatsioon ei tööta. Põhjus number 1, mille ma siis kirja panin, on see, et taotlus ehk päris hinge soov pole täpne või pole õige või pole enda oma. See võib olla siis kas kellegi teise soov
kui me oleme programmis, kui me oleme mustris, kui me oleme lojaalsuses oma vanematega või suguvõsaga. Ja see, mida vanemad on arvanud, et milline suhe peab olema, vot siis meie oleme automaatselt võtnud endale samasuguse tõeks pidamise ja teinud selle oma tõeks ja tahame nende unistust kuidagi realiseerida. Aga see ei pruugi meie kui absoluutselt eraldiseisva olendi, vaimolendi ja isiksuse kontekstis meiega üldse sobituda. Siis teine selline aspekt, mis ei ole ka meie päris enda oma, on see, et meie tahame hirmsasti kuidagi sobituda ühiskonna normidesse ja oleme allutatud selle survele. Nii kuidas on kombeks, nii kuidas on alati olnud, nii kuidas peab. Ja vot sellised tahtmised ei ole siiralt meie omad, vaid need on peale surutud stereotüübid. Kusagilt kõrgemalt need ühisväljast olevad energiad. Põhjus number 2 on teisene kasu, mis elab alateadvuses ja see on alati suurem kui muutustest saadav rahulolu juhul, kui me seda endale ei teadvusta. Alateadvuses elab see teisene kasu, aga kuna alateadvus juhib meie elu 95% ja ainult 5% on meil sellist teadlikku tegutsemist, siis see osa, mida me ei näe, mida me ei taju, kuid millele me allume, on ikkagi kordades suurem, 95-5, mõelge nüüd ise ka on ju. Ja see teadvustamine on hästi oluline selleks, et vot seda 95% 94 peale sikutada ja 1% seda teadlikkust tõsta selleks, et aru saada, mis paganama kasu ma sellest saan, et ma olen ikka veel üksi, et ma ei taha muutuda, et mul ei ole kaaslast kõrval, et ma ei tea, et ma ei ole suhtes. Ja? 3. põhjus, tahe muuta või mõjutada kedagi teist ja mitte muutuda ise. Ja see tavaliselt siis on automaatselt kas lapse või ohvri positsioon ja sellest ei sünni ka muutust. Kui me tuleme töösse sellisest positsioonist, me võime selle töö küll teha, aga kui me peale töö sooritamist või peale selle seisundi saavutamist kukume tagasi siin ohvri positsiooni, pagan, et ikka vist ei ole päris mulle ja kas ma ikkagi väärin seda kõike ja läheme selliseks lapsikuks ära ja ei võta vastutust selle eest, siis muutust ei sünni. Sest et ohver ja millegi looja ei saa olla samaaegselt. Oluline on võtta vastutus oma elu, oma elustiili, oma käitumise, oma harjumuste muutmise, järgmiste sammude ja valikute eest. Ja mis kõige olulisem, mis kõige täpsem veel selles punktis on vastu võetud otsuste tagajärgede eest vastutuse võtmine. Ehk siis vahel on küll nii, et me otsustame midagi, teeme midagi, liigume kuskile suunda, tahame, et midagi muutuks, aga me ei ole valmis kohtuma nende tagajärgedega. Ja vot see viimane ongi tavaliselt see, mis meid kuidagi õigelt rajalt või soovitud rajalt minema kihutab või eemale peletab. Nii et seda vastutuse võtmist ja kõike seda, mida ma siin nimetasin eelnevalt, ehk siis oma elustiili muutumist, käitumist, harjumusi, kõike seda, mitte keegi seda teine teha ei saa inimese eest, mitte keegi. Ja number 4 põhjus on tegelikult illusioon. Ja see pärineb tavaliselt lapsepõlvest, hästi paljud lood tulevad meiega kaasa loetud muinasjuttudest, nähtud filmidest. Tänapäeval on muidugi lisandunud sotsmeedia ja Instagram ja kõik toredad videod ja reelsid sellest, kuidas siin ollakse õnnelikult koos, reisitakse, elatakse suursugust elu ja nii edasi. Tegelikult me ei tea seda pahu poolt, me ei tea neid telgitaguseid, aga see pole realistlik maailmavaade, me ei näe täit pilti. Nii nagu muinasjuttu lugedes me tahame, et prints ilmuks meie ellu, me tahame olla need printsessid, aga see ei ole päris nagu realistlik pilt. Et kui sa
kasvad suureks, oled täiskasvanu, võtad selle vastutuse, siis sa saad aru, et sa peaksid enne nagu suutma printsile midagi pakkuda, olema see printsess, kelle juurde prints tahab tulla. Nii et printsess, kes tahab suhtesse minna, üsna sageli pole suhteks valmis, sest ta arvab, et ta pole piisav, ta pole väärt ja sellega juba tekib hirm ja see hirm haiget saada, hirm ennast avada, tal on eneseväärtustamise tase väga madal ja see on alati siis suurem ja kõrgem kui risk proovida ja õnnestuda ja vahel kukkumistest õppida, tõusta ja oma teekonda siis jälle jätkata. Ja see hirm on suurem kui kasu sellest õnnelikust suhtest. Kehvad on lood muidugi ka sellistel juhtudel, kui tahe midagi või kedagi saada või saavutada tuleb sisemisest tühjusest või defitsiidist. Sel juhul tulevad mängu sõltuvussuhted ja me mängime ennast sinna kinni. Ja kui me räägime suhetest, iseenesest need konstellatsioonid loomulikult töötavad ju kõikides eluvaldkondadest, aga kuna see küsimus oli pigem nagu suhtele orienteeritud, siis ma vastan seda ka siin, aga põhimõtteliselt kõik need punktid pädevad kõikides muudes eluvaldkondades. Kui vastutust ei taha võtta, kui sul on selline illusoorne suhtumine asjasse, et mingid asjad juhtuvad ise, kui sa midagi ei tee, siis tavaliselt need asjad niiviisi ei õnnestu, nagu sa soovid. Niisiis, kui me räägime sellest suhte teemast edasi, siis me saame seda printsi ootama hakata ja ta tuleb, kui sa avaned võimalusele olla printsess kogu oma hiilguses. Su hiilgus algab sinu seisundist, mille näiteks saavutad sa konstellatsiooni käigus ja seisundi loomine, taasloomine, selle hoidmine ja kasvatamine on igapäevane valik ja igaühe enda vastutus ja suhe on pidev töö iseendaga. Sellist asja ei ole, et sa satud kokku inimesega, kellega on elu ainult pidev meelakkumine. Sealt tuleb konflikte, sellepärast, et teine inimene antakse sulle selleks, et sa näeksid, sa saaksid iseennast näha, sa saaksid läbi selle kasvada. Ja lihtsalt, kuidas sa sellesse suhtud, kui sellisesse nagu ületamatusse konflikti, kus on vaja hakata nõusid lõhkuma või sa vaatad endasse, mis koht see minus oli, mis praegu siin trigerdas. Põhjus number 5 on klammerdumine oma ideaalsesse soovitud pilti kui ainuvõimaliku lahenduse varianti ja see lämmatab ja kägistab tulemuse, sest kui on eeldused, et nii peab minema, kui on ootused, et nii peab minema, kui on kärsitus, millal see juba kõik kohale jõuab, siis ja selline nagu kindel kinnihoidmine sellest, et läheb just täpselt nii, ja mitte kuidagi teisiti ja siis hakkab see, et kus need soovitud tulemused on, miks nad juba ei paista. Ja kui siis sisimas närib veel ka pidev kahtlus, et ega see ikkagi ei õnnestu, sest kes ma selline olen ja nii edasi, siis on läbikukkumine tõepoolest 100% kindlustatud. Sest soovitu loomise asemel lõhume ära viimasedki alged, mida konstellatsioon hakkas rajama. Ja põhjus number 6. Ühel pikal kestval lool, et kui me kanname seda lugu endas ja me ei ole sellest kuidagi mitmete konstellatsioonide või teraapiate käigus vabanenud, siis on tavaliselt mitu kihti ja terapeudina, konstellöörina saab tegeleda ainult nende kihtidega, kuhu maani kliendi teadvus julgeb lasta, sest kliendi jaoks on hetkel liigselt ohtlikusse sügavusse selline sissepääs takistatud loogilise ja ratsionaalse aju poolt. See on tema ülesanne, see on tema funktsioon kaitsta meid kõige tundmatu eest, sest see tundmatu võib olla väga ohtlik. Sellepärast, et kui on tõeline soov oma küsimus ära lahendada
võibki see juhtuda mitme töö tulemusena. Ja siin ma tahaksin juhtida tähelepanu veel selliste terapeutide ja konstellööride üsna sageli esinevale võib-olla arusaamale sellest, et kui klient tuleb, ta on 3 tööd ära teinud, tuleb neljandat tegema ja siis sünnibki muutus näiteks, siis sünnib läbimurre ja siis klient kuidagi kas annab tagasisidet selle kohta, et näed, 3 juures käisin, nemad ei teinud midagi, mitte midagi ei muutunud ja tulin sinu juurde ja kõik kohe muutus. No ka see on illusioon. Tegelikult kõik need 3 tegid oma töö, kõik need 3 tegid sellisel tasandil, kuhu lubas kliendi teadvus, tegid sellisel tasandil, kuhu lubas konstellööri või terapeudi enda teadvus, sellepärast et me ei juhtu mitte kusagile minema ja sattuma juhuslikult. Me valime alati resonantsi pealt selle terapeudi, kes on nagu meiega samas sageduses, kes saab meid aidata täpselt nii palju, kui meil on parasjagu tarvis. Nii et kui juhtub selline olukord, et 3. korraga ei lahene veel mitte midagi, aga 4. laheneb, siis tegelikult 4. konstellöör või 4. terapeut võib siis teha kummarduse kõigile 3 eelnevale, nii et ei ole see ühe inimese teene sugugi mitte. Ma tahaksingi siin selles mõttes veel kord nagu rõhutada või toonitada seda, et kui mu kallis kangelane küsis, et mis nendest konstellatsioonidest siis üldse kasu on ja kas tasubki üldse käia, siis ma ütlen muidugi tasub, sellepärast et sa oled mingi kihi läbi töötanud, sa oled mingis küsimuses jõudnud uuele tasandile, uuele teadmisele, uuele äratundmisele iseendast, sa oled endale jõudnud lähemale. Aga tõepoolest, kui hirmud on väga suured, kihte on liiga palju ja kliendi teadvus ei luba parasjagu nii sügavale minna, kui näiteks konstellööri võimekus on, siis jääb see töö nii-öelda seisma ja lõpeb selle koha peal, kus on kliendi vastuvõtu piir. Vot nii. Siis ma tahtsin lisada veel sellist asja, et universum on iseenesest piiritult heatahtlik ja helde tegelane. Ja ta annab sulle seda, mida sa kiirgad ja kes sa oled. Ja kui sind närivad ebapiisavus, kahtlused, pettumused ja kui sa oled defitsiidi energias, et sul on pidevalt millestki puudu, siis sa hakkad seda sama juurde looma, sa hakkad seda sama juurde saama. Sest sulle ei anta mitte midagi sellist, mida sa peaga välja mõtled, vaid seda, mis sa oled, mida sa oma sisimast välja kiirgad. Ja mida siis teha? Sest et ega tegelikult, vähemasti minu puhul on küll see, et ma hea meelega jagan soovitusi ka lõppu, kui töö on läbi, et mida veel teha, et seda seisundit kinnistada ja kuidas saaks kuidagi kiiremini võib-olla või täpselt nagu, mitte kiiremini, ma ei taha kunagi ka midagi kiirustada, sest iga asi võtab oma aja. Aga et võib-olla tõesti siis seda tulemust kinnistada, siis selliseid soovitusi. Ja siia olen ka ma nüüd mõned toonud juurde, et mida saaks iga inimene enda puhul ise teha sellise enesepeegelduse reflektsiooni analüüsi tulemusena. Kõigepealt siis selleks, et selgitada välja, millised on su teisesed kasud või miks midagi peale teraapiat või peale konstellatsiooni sul ei muutu, siis ma soovitan võtta kätte pliiatsi, võtta ette paberi ja kirjutada välja vähemalt 50 punktist koosnev nimekiri plussidest ja miinustest, mida sa saad sellest, kui me räägime praegu suhte kontekstis, et mida sa saad sellest, kui sa lähed suhtesse ja mida sa saad sellest, mis kasu sul on sellest, kui sa oled üksik endiselt edasi. Ja vaata, millist tulpa sul on kergem kirjutada, millised argumendid tulevad lihtsamalt, milline tulp tuleb pikem ja sa kaevad enda jaoks välja, mis sind reaalselt seal kinni hoiab.
Ja siis näiteks võib tullagi konstellatsiooni ja vaadata seda teisest kasu, kuigi on olemas ka eraldi selline nii-öelda teema taga ja nii edasi erinevad töövormid, nii et me võime neid kõiki vaadata, aga kuna konstellöör lähtub alati kliendi taotlusest, siis see töövorm selgub ka alati sellist siis lähtudes. Siis mu viimase aja lemmiksoovitus on see, et ela tulevikust. Ehk siis pane endale juba visioon paika ja ela juba enda sees iga päev seda elu läbi ja tunneta, kuidas sa juba ärkad, kuidas sa uinud, kuidas sa suhtled, kuidas sa tunned ennast armastatud, hooliva, turvalise kaaslase seltsis. Aga ma ütlen veel kord, et see puudutab absoluutselt kõiki, et kui kellelgi on mitte suhetega teema, vaid näiteks oma tööga või rahaga või elukohaga või millega iganes suhetega lapsega, siis samamoodi, et sa juba elad läbi seda tunnet sellest kohast, kus kõik on juba täpselt nii, nagu sa soovid. Ja püsi selles kogu oma keha, iga keha rakku läbivas emotsionaalse eufooria seisundis iga päev vähemalt 17 sekundit. See on juba nagu soovitus number 3. Sellepärast, et kui me iga oma närvi lõpmega tunnetame korrakski päevas, kui sul on võimalik, siis sagedamini seda teha, see on tore, aga kui ei, siis kas või hommikul või hommikul enne ülestõusmist ja õhtul enne uinumist, siis 17 sekundit, kui sa suudad oma seisundit hoida ja vähemasti 21 päeva järjest, su neuronites, su peaajus ehk siis su mõistuses hakkavad toimuma need muutused, mis viivad sind sellest tupikust välja, mis saavad sind juhtida sinu takistustest mööda. 4, mis on ülimalt oluline on see, et lase lahti kõik ootused, kuidas peab kõik olema ja millal kõik peab juhtuma. Sest sa ei kujuta oma programmide, oma isiklike kogemuste, kitsa piiritletuse tõttu ette variante, mis on sulle parimad ja mis on sulle võimalikud. Sest meie mõistus oskab organiseerida ainult temale sellisel juba teadaoleval moel ja tavaliselt kaasneb seal igasuguseid hirmusid ja muud kõike, nii et kui sul on teadmine, mille pealt sa lood oma eeldused ja ootused, siis see on määratud läbikukkumisele. Sest meie tõesti programmid on väga piiravad. Isiklikud kogemused on meil piiratud. Aga universumil on lõputu hulk variante, mis võivad sulle sobida. 5. punkt, mida sa võiksid kasutada, on see, et alusta ja lõpeta iga päeva vahetult peale ärkamist ja enne uinumist. Selles kohas, kus alateadvuse ja teadvuse piir on õhkõrn oma päeva programmeerimisega. Ja ma olen selle kohta öelnud nii, et kutsu Jumalik oma ellu. Ja sa võid küsida ja paluda siis sellel Jumalikul läbi elada, läbi sinu seda protsessi, oma parimat elu. Ja näiteks, kui sa küsid niimoodi, näiteks armas looja, palun saada mu ellu selline mees, kelle kõrval saad läbi minu kogeda ja läbi elada imelist teineteist täiendavat suhet armastava, hooliva, tähelepaneliku kaaslase kõrval. Siia loomulikult tuleb sõnastada täpselt nii, nagu inimene ise soovib, et siia ma tõin lihtsalt näite, kõik olulised näitajad, mismoodi sa tahad ennast selle inimese kõrval tunda. Ja sellisel juhul sa lubad sellel jumalikul energial ehk siis loojal läbi elada, läbi sinu parimal moel kõike seda.
nii et palun aita mul saada selliseks naiseks, kelle kõrval on sellisele mehele ruumi, austust ja armastust. Või palun näita mulle mu järgmist sammu õnneliku paarisuhte poole. Ehk siis programmeeri oma teadvus enne uinumist ja peale ärkamist ja vaata ja ole selles ka järjekindel, et üks kord tehes ei muutu küll mitte midagi. Aga ole järjekindel selles, mida sa soovid. 6. Hoia endas vankumatut otsust ja mitte sellist nagu vajamist või ihalust, et mul on vaja ja ma tahan seda ja teistmoodi ma ei ole nõus ja ei kavatsegi nagu leppida millegi muuga, vaid lähtu hoopis uudishimust. Ma tahan näha, milline võib veel olla mu elu, milline naine võin ma veel olla, millist rolli mängides võin ma saada uusi kogemusi ja siis astu neid samme just sellest seisundist lähtudes. Seisund määrab selle, mida sa lood oma ellu. Lahendused asuvad alati kõrgematel tasanditel kui meie probleemid. Madalates sagedustes oleme kinni oma kaevlemistes ja süüdistamistes ega enda süüdistamises, kus positiivset tulemust ei sünni. Et olles kinni selles samas programmis, selles samas mustris, me lihtsalt ei saa sealt välja pääsu. Me ei lahenda, me ei hammusta seda läbi. Selleks on vaja teist inimest ja selleks on vaja kogenud terapeuti. Siis oli seal ka küsimus mul kangelannal, et kas ta, mida ta saab nüüd veel enda jaoks ära teha, et kas ta peaks minema tuletama meelde selle seisundi, mida ta sai konstellatsiooni lõppedes selle ilusa lõpptulemuse. Ja vastus on tõepoolest niimoodi, et vahel piisab sellest, et sa justkui nagu tood ennast sellesse seisundisse tagasi ja üritad jällegi, püüad läbi elada seda. Ja võib-olla siis piisab oma seisundi taasloomisest ja selle läbielamisest iga päev, programmeerides oma päeva ja ärgates ja andes alateadvusele korralduse enne uinumist see olukord sinu jaoks lahendada parimal viisil. Ja korduvalt ennast sellesse seisundisse tagasi tulles, kui sa iga keharakuga tunnetad, et oled see ja just seal, kes sa tahad olla ja kus sa tahad olla. Ja siis lase lahti ka kõik ootused, kuidas ja millal see kõik täpselt juhtuma peab. Lase lahti see kindel mees, see konkreetne inimene, sest küsimus on selles, kuidas sa tahad ennast tunda. Võib-olla on keegi kuskil hoopis, kes on su jaoks veel parem. Alguses lood sa oma seisundi ja see hakkab looma su reaalsust. Ja oluline on siis see, et sa hoiad seda vankumatut teadmist, et see on ka sulle võimalik. Sest konstellatsiooni lõppedes said sa selle kogemuse ja sa tundsid, et sa oled oma õnneliku naise positsioonis ja sul on see potentsiaal ja lihtsalt hoia seda tunnet ja see hakkab looma sinu reaalsust. Kasvata neid suuremaks. Sest kui me läheme koju, mitte midagi ei tee, midagi sellele konstellatsiooni tööle ei järgne ja siis me oleme väga kiirelt võimelised tagasi kukkuma oma mustritesse, programmidesse ja pöördume tagasi punkt number 1 juurde, kus me hakkame vaatama, miks meil on raske muutuda, millised on meie teisesed kasud sellest, et me jälle kukkusime vanasse auku tagasi. Nii et jah, on oht ennast selliseks väikseks kokku tagasi keerata, kui me ei usu, et see meil on võimalik. Aga vot see usk, see tuleb enda sees üles leida. See on side iseendaga. See on lahti ühendumine tegelikult erisuse nägemine selles, kes me oleme isiksusena, milline on meie ego, ehk isiksus ja ego on üks ja sama. Ja see, milline vaim, milline suurem energeetiline potentsiaal meis on. Kui need lahti ühendada, siis meil hakkab see hirm
väiksemaks muutuma selle ees, et me saame aru, et see, mis annab meile vajaduse olla suhtes, see vaim, kes teab, kuidas me peaksime siin oma kogemused saama selles elus. Ta on suurem kui see ego ja isiksus kõikide oma hirmudega. Nii et see võib-olla on äkki järgmise postituse teema, aga igatahes need praegu siin olid konkreetselt siis vastuseks küsimusele, miks konstellatsioonid ei pruugi oma mõju avaldada ja ei toimi. Ma siiski ütlen veel kord, nad raudselt toimivad, aga oma tasandil, oma kindlas küsimuses annavad nad mingisuguse teadmise iseendast. Nii et mingi mõju ja mingi toime nendel on iseasi, kas maksimaalne ja kas selline, mida me tahtsime. Ma pean tõesti ütlema, et selliseid kliente, selliseid kangelasi ja kangelannasid ei ole mul üldsegi mitte väga palju, kes tulevad ühe ja sama teemaga mitmeid kordi. Ma pigem saan infot ja tagasisidet sellest, kuidas need tööd muudavad elu ja päris kiiresti. Ja loomulikult on meil kellelgi rohkem vaja aega ja selline ajaline intervall on oluline kõigil. Ja konstellatsioonid võivad avaldada oma mõju kohe, aga võivad oma potentsiaali avada kuude ja võib-olla isegi aastate jooksul, nii et kõik sõltub inimesest, kõik sõltub tema vastutusest ja kõik sõltub siis sellest, kui palju ta on võimalik iseendale lubama. Ja seda ei saa ükski konstellöör ega konstellatsioon tema eest otsustada. Nii et ma siiski soovitan endaga tegeleda, et iseendast rohkem teada saada. Ma soovitan selleks konstellatsiooni, sellepärast et see meetod on väga kiiresti vastuseid näitav. Ja tere tulemast konstellatsiooni. Ilusat õhtut teile!